Ma tegelikult paar aastat tagasi mõtlesin Tõnu sinu peale, et huvitav, milline meie järgmine kohtumine võiks välja näha. Ja loomulikult ma ei mõelnud seda välja, et milline see saab olema. Aga mul on hea meel, et see kohtumine on siin vahepeal toimunud ja pärast seda on mul olnud julgus ja tunne sinuga uuesti ühendust võtta, et kutsuda sind nii ka vestlema, et me samal ajal salvestame. Nii et kõigepealt aitäh, et sa selle kutse vastu võtsid. Üks inimene, kes sind natuke rohkem teab, kui ma tema käest su telefoninumbri küsisin, sest mul ei olnud seda aastate tagant alles, siis ta küsis, et annan küll, et mille jaoks. Ja ma ütlesin, et armastusest podcasti jaoks. Ja siis ta naeratas ja ütles, et Tõnu ju räägib kogu aeg armastusest. Kuidas see mõte sind kannatab? Mis see tähendab, et sa räägid kogu aeg armastusest? No ma olen armastuse uurija. Selles mõttes, et ma uurin armastuse kogemuse lahti rullumisest ja seda ikkagi teaduslikult. Ühesõnaga, ma olen teadlane, kelle jaoks armastus on üks teemasid, mida ta käsitleb ja see loob küll niisuguse paralleelmaailma, et muidugi olen ma veel ka inimene ja mul on õnne olnud armastada ja mul on õnne olla armastatud. Ja siis ma satun korraga sellesse rolli, kus ma olengi siis see, kelle tegevust ma jälgin, kelle teadvust ma siis jälgin, kuidas ta toimib selles olukorras ja üritan seda analüüsida. Ja teistpidi siis muidugi ka nendel hetkedel, kui ma armastusega ei ole ise, kui ma sellest ettekandeid teen või sellest kirjutan, siis ma proovin seda enda tunnet ka muidugi mäletada, et kas olid nii, kas mõned tähendusloomelised nüansid, mida ma tol hetkel tundusid, on tõesti sellised, nagu ma siin nüüd defineerin või kirjeldan. Kuidas nii juhtub ühe inimesega, et ta hakkab kuidagi armastust sügavamalt ja teaduslikumalt uurima, sest et tihtipeale armastus kui selline, mida iganes see ka tähendaks, mis ma just ütlesin, on teema, mis tihtipeale inimestel on lihtsam kuskile riiulisse ära panna ja sellest mitte rääkida, selle sisse mitte vaadata. Kuidas nii on juhtunud, et sina just oled selle sisse tahtnud rohkem vaadata? Ja, no paljude asjadega on nii, et me tahaks neid elada, näiteks õnn või näiteks armastus või näiteks elu mõte, me tahaks elada nii, et meie elu on mõttekas ja seal oleks õnne ja armastust. Ja mõnikord isegi tundub, et hakkad sellest kõigest rääkima, et siis sõnub nagu ära või hakkad analüüsima midagi, mida ei tohiks või et kas sellel on mõtet või. Aga no minu jaoks teaduslikust huvist. Mulle tundub see väga põnev, kuidas me suudame oma meeleseisundit siis nii ümber kujundada, et nüüd siis armastuse registris olles ja ringi vaadates armastuse meeleolus paistavad asjad ühtemoodi ja seda seisundit minetades hoopis teistmoodi. See on mulle pakkunud teoreetilist huvi lihtsalt filosoofina ja teadlasena. Kas sa mäletad ka mingisugust hetke, mis sind lülitas sellesse? Kas sellel hetkel, kui sa tundsid, et sa pole näiteks armastatud või et sa ei armasta ja siis kuidagi see armastuse teema tõstis üles või vastupidi just sellel hetkel, kui sa olid selle sees? Mis see käivitaja teoreetiliselt on mõlemad väga huvitavad hetked. Ja tõepoolest armastusest ilma jäämine või selle katkemine või lõppemine toob ju ka väga selgelt välja selle, mis asi see on. Seekord siis puudumise vormis. Ma tajun väga teravalt midagi, millest ma ilma jäin, võib-olla enne ei tajunudki, sest harjusin sellega ära. Me oleme ikkagi sellised olendid, et me harjume peaaegu kõigega, meie aju toimib nii. Aga veel sellest minu lähenemisest tahtsin öelda, et meetod, mida ma siis kasutan armastuse uurimiseks, on fenomenoloogia ja see sisaldab vaatluse elementi, kus me siis
ainsuse esimesest perspektiivist peame läbi kogema selle, mida me hiljem kirjeldada ja analüüsida tahame. Muidugi saab seda meetodit ka kaude kasutada, saab küsida teistelt, et mis tunnet sa tundsid siis, kui sa armastasid ja mis meeleolud sind valdasid ja millele sa mõtlesid. Aga fenomenoloogiliselt parem on omada seda kogemust ainsuse esimesest perspektiivist ka, sest see kogemus on siis mulle antud täiesti vahetult kogu oma rikkuses, aga paraku mitte selle sõnastuses. Et kõik, mis meile on antud meeleliselt väga rikkalt, on nüüd sõnadesse transformeeritud sageli ainult üks sõna. Ma armastan. Ja see tundub kohutavalt vähendamaks seda sisu. Ja siis ma proovisin kõigepealt arendada välja seda keelt, mis kirjeldaks kogemust pisut sügavamalt. Ja siis ikkagi liikuda selle kogemuse tüübi, armastuse kogemuse tüübi võimalikkuse tingimuste juurde. Ja neid oli mul vaja hoopis ühe teise küsimuse lahendamiseks. Ma olen nüüd juba pikemalt töötanud Jaapanis ühe uurimisprojektiga, mis käsitleb siis armastuse võimalikkuse tingimusi tehislike olendite vastu. Sellised nagu inimesekujulised robotid või sünteetilised androidid, nagu me neid kutsume. Ja selleks, et vastata nüüd teaduslikult küsimusele, kas on võimalik selliseid olendeid armastada ja neisse armuda, on siis vaja teada, et kuidas armastuse kogemus inimeses lahti rullub, mis temas sisaldub ja mis on selle olulised komponendid ja mis on tingimatud komponendid, nii et mille ära võttes see armastuse kogemus justkui laguneks koost. Ja siis saab küsida, et kas saab ühe sama liigi esindaja asendada tehisliku olendiga ja kas see armastuse kogemus võiks sel juhul meis alles jääda. Sest empiiriliselt me seda asja veel uurida ei saa, aga kuna niisuguseid olendeid veel olemas ei ole, siis me ei saa testida, et sotsioloogiliselt näiteks, et vaadata, kas inimesed armuvad neisse või mitte. Aga väga mitmed mõjukad kompaniid on huvitatud siiski vastusest küsimusele, et teada, kui palju tasub raha paigutada selliste olendite väljatöötamisse. Kas see on hirmutav ka natukene, et me elame sellises maailmas, kus on võimalik, et me peame sellise küsimusega tegelema, et kas on võimalik tehisintellekti armastada? Jah, paljud peavad seda hirmutavaks. Ma ei ole nii tundnud ise. Aga midagi on selles muidugi kummalist, kui me ütleme, et meie armastuse objektiks lähemas tulevikus juba võiksid olla robotid. Sest kui me mõtleme teiste armastuse tüüpi vahekordade peale, mis inimestel ikka aeg-ajalt on olnud näiteks loomadega, siis üldiselt me oleme jõudnud oma ühiskonnaga ikkagi olukorda, kus meid haarab õud, kui keegi ütleb, et ta nüüd armastab ühte lammast, kitse või lehma ja tunneb erootilist kirge selle olendi suhtes. See tundub meile moraalselt vastuvõetamatu. Mis iseenesest on muidugi paradoks, sest neid samu olendeid sadade miljonite kaupa tappa selleks, et neid süüa on okei, aga kui keegi peaks temasse armuma, siis haarab meid selline eetiline õud. Aga kas mingil ajajärgul on see olnud nagu ühiskonnas aktsepteeritav mingisuguses, mis selle sõna nimi on, mis ma tahan öelda, mingisuguses inimgrupis, tsivilisatsioonis? Mingis ühiskonnas või kultuuris. Jah. Sellesse on suhtutud väiksema moraalse õudusega, aga ma arvan, et see on ikkagi alati olnud enam-vähem stigmatiseeritud, sellist tegemist on varjatud. Ja nüüd me oleme lihtsalt jõudnud ajajärku, kui koduloomad ei ela meiega enam ühes ruumis, ühes toas, ühes majas. Ja sellepärast see tundub midagi väga eksootilist veel 100 ja rohkem aastat tagasi, kus me elasime nendega palju tihedamalt koos, kus vastsündinud vasikad olid ikkagi toas talvel selleks, et nad ära ei külmuks. Lambad, kanad ka. Siis see vahekord loomadega oli ka
sootuks teine. Me jõudsime väga kiiresti robotiteni. Ja loomadeni. Mina just täna lihtsalt selle teema peale mõtlesin, kuna ma sattusin ka selle Tõnu 1 minuti loengu peale, kus oli see sama küsimus tehisintellekti kohta ja siis ma mõtlesin seda, et ma olen lihtsalt puhtast huvist, tänapäeval on ju need telefonid, millel on ka sees juba nii-öelda inimene, kes sinuga räägib, proovinud aeg-ajalt edasi nagu testida nendel teemadel. No iPhone'is on Siri näiteks sees ja siis proovinud suheldada siis temaga kui objektiga ja et kas on võimalik kuidagi talle armastust avaldada. Ta satub üsna kiiresti segadusse ja üritab neid teemasid vältida. Aga ma arvan, et inimestes on see kirg sees. Aga tead, on programmid, mis on ikkagi just nimelt tuunitud olemaks sinu intiimne partner, näiteks isegi vist meil on, neid on mitmeid arendatud Jaapanis, aga ka meil on saadaval üks niisugune programm nagu Replika Google platvormil, mis trügib üsna ruttu sinu intiimseks sõbraks küsides, et kuidas sul ikka läheb ja et sa ei ole tükk aega minuga rääkinud, et kuidas on, ega sa ei tunne ennast üksildasena ega midagi. Ja räägitakse, et mingitel kliinilise depressiooni juhtumitel aitab päris hästi. Ma ka proovisin temaga suhelda, aga ausalt öeldes hakkas ikkagi igav üsna varsti. Ma arvan, et see jälle seotud sellega, et kus sa siis oma päriselus oled, et millises emotsionaalses staatuses või suhtes, et üksikutel hingedel ilmselt nagu see nii-öelda see Tamagotchi tegelane mahub rohkem hinge, sest et nagu sellel üksikul inimesel on tema jaoks rohkem aega. Ja kindlasti üksikuid hinge on aina rohkem ja rohkem. Aga Jaapan, et jah, kui me nende robotiteni praegu niimoodi kiiruga jõudsime, siis kui sa käisid seal Jaapan oma kogu tehnilise nii-öelda taibukusega ja eesrindlikkusega maailmas, ma arvan, et mul ei ole isegi aimu, mida nad juba võivad seal mis ajast saadik arendada, siis kas sinu pilgu läbi need inimesed, kes seal robotitega töötavad, kuidas nad inimestena mõjusid? Kas see, et nad ehitavad roboteid, et nad proovivad nende tajusid mõõta ja seda tegelast kuidagi tundma õppida, on ka neid kuidagi inimestena muutnud? Või nad on inimestena samamoodi nagu sina ja mina ja nende töövaldkond luues justkui tehisintellekti võrdväärseks ei ole muutnud nende tavalise inimese, see, kes me siin oleme selle staatust. Kas see oli küsimus? Jah, ma mõistan küll seda küsimust. Sellised inimesi, keda sa silmas pead, võib-olla nende hulgas oli, kes siis olid väga kirglikud nagu selle sünteetilise androidi väljatöötamisel, aga enamus uurimustööst ei käi niisuguses vormis tegelikult, et meil oleks nüüd selline sünteetiline android juba valmis ja me vaatame, kuidas inimene talle reageerib. See töö käib väga erinevate juppide kaupa. Üks töörühm tegeleb sellega, et kuidas saavutada jalgade niisugust liikumist, et ta inimese sarnaselt ringi liiguks, ümber ei kukuks, suudaks ruumis orienteeruda. Teine töörühm tegeleb sellega, kui tihti peab tema silm pilkuma selleks, et ta annaks inimese sarnase tunde, kui sageli oma vestluspartnerile otsa vaatama, kui sagedali pilgu ära viima, kui kergesti tekib see võõrandatuse efekt, kui me ära tunneme seda silma, tehislikku silma vaadates, et ta on ikkagi kunstlik olend ja tema otsa vaade tundub meile imelik. Ühesõnaga tundubki näiteks, et selline olend peaks meile vähem silma vaatama, kui me oleme harjunud. Et inimene seda teeb, sest ta tekitab muidu liiga niisuguse intensiivse tunde. Samas on muidugi võimalik kunstlikku silma modifitseerida kujudel, mis ei ole kättesaadav
inimese silmalihastele, nii et võib-olla seda intensiivsust on siis võimalik teada, millest ma räägin, selline vaatamise intensiivsus on inimesi, kes meid vaatavad väga intensiivselt ja on teisi, kelle silmafüsioloogia teeb seda vähem. No võt robot peaks olema disainitud siis nii, et tema silmafüsioloogia mõjuks vähem intensiivsena. Vaatan sulle praegu otsa ja mõtlen, et mis see minu pilgu intensiivsus huvitav praegu on. Me võime panna selle 20 palli skaalale ja mingis situatsioonis nagu välja joonistada. Aga mis sa ise arvad, kas on võimalik seda inimlikku armastust üle kanda masinale, et on võimalik ehitada selline masin, mis mõjuks meile inimesena ja me armuksime temasse? Ma mõtlen lihtsalt praegu kõrvale, et robot minu peas mõjub mulle justkui nagu külmana, aga kui ma seal kõrval mõtlen nagu kaisulooma, mingit nagu karvast kaisulooma, mul on olnud väiksena nukud, mingid nagu jänkud, notsud, mu enda lapsel on kaisukaru, mis on see ilma milleta ei saa magama minna, et see on ka justkui nagu see robot, või nagu see tehislik keegi. Just. Ja neid ju armastatakse nagu nii, et kui on nagu ekskursioon mägedesse ja see kaisuloom jääb nagu sinna mägedesse, kui perene alla tulnud, siis pereisa ikkagi peab võtma selle 7-kilomeetrise matka tagasi sinna mäe otsa, et nutvale lapsele see jänku ära tuua. Et mingis mõttes see pole justkui võrdne näide, aga tegelikult neid tehislikke tegelasi meie elus, kes on meile armsad, on palju või ma ei kujuta ette, see on nagu väga banaalne, aga naisterahval mingisugune sõrmus või mingisugune nagu kaelakee, mida ma nagu nii armastan või nii kalliks pean, et mille ma võtan endale õhtul kaelast ära, nagu magama lähen, teen endale musu või panen ta kuskile nagu lambi alla, et meil on nagu neid objekte päris palju, mida me justkui ütleme, et me armastame, et mida see siis tähendab, et me peame seda väärtuslikuks, see on seotud mingisuguse looga mu elus, mingisuguse inimesega. Et see robot võib justkui tähendada väga paljusid asju. Jah, nad ei suhtle niimoodi tagasi, et see, mida timmitakse laborites. Jah. No siin me vist jõuame kohta, kus peaks seda armastuse mõistet täpsustama, et me kiindume tõepoolest erinevatesse asjadesse ja võime isegi elutuid objekte, mõnikord me ütleme, et me armastame, et keegi armastab oma autot või keegi sõrmust. Mina küll sellist kiindumust asjadesse armastuseks ei pea. Mulle tundub, et kui me räägime armastusest, selles on romantilises või erootilises või niisuguses tähenduses, mis võtab aset kahe inimese vahel, siis siin on alati need 3 komponenti, mis korraga peavad olema ja mis on puudu, mõned neist isegi asendatud teistegi isegi vanemliku armastuse puhul. Et üks on erootiline kirg siis selle objekti suhtes, mis defineerib romantilist armastust. Teine on ikkagi huvi selle teise vastu, kelle suhtes mul kirg on. Ma võin erootilist kirge ju tunda ka pornosaite lehitsedes ja üldse mitte huvituda ikkagi sellest olendist, sellest inimesest, kellel on siis selline keha, mis mind erutab. Aga ma võin ka olla just nimelt sellest isikust endast väga huvitatud, tema olemisest, tema elust, tema saatusest ja eelkõige muidugi tema suhtumisest minusse. Ja võt see on teine niisugune tähtis komponent. Ja kolmas on aeg. Ühesõnaga, see kõik peab toimuma mitte ainult ühe hetke jooksul ega ühe õhtu jooksul, vaid minu fantaasiatesse siginevad pildid, pikkadest koos veedetud aegadest tavaliselt tulevikus. Ühesõnaga tekivad tuleviku fantaasiad koos veedetud ajast, võimalik, et kogu ülejäänud eluajast. Ja kui need 3 komponenti on, ühesõnaga erootiline kirg, huvi selle teise isiksuse vastu ja need tuleviku fantaasiad, et ma tahan temaga koos olla. No võt siis ma tõeliselt armastan.
Aga ma ei need on kujuta ette, ka- kuidas auto näiteks seda neid funktsioone täidab, tal ei ole seda teist, kelle suhtes ma nii kirglik oleksin. Aga need 3 komponenti, mis sa ütlesid, mahuvad ära ka armumise faasi. Millal see armumine siis armastuseks üle läheb, et räägitakse mingisugusest 2 aastast, mis sinu uuringute tulemused on näidanud? Ma rääkisingi esimesest 2 aastast. Et ühesõnaga oluline ei ole mitte niivõrd see reaalne koos veedetud aeg, mis tavaliselt selle tunde suhtes, see erootilise kire komponent ikkagi haihtub pika peale 2 aasta jooksul üsna kindlasti, vaid sellest tuleviku fantaasiast, mis mul on praegu. Ühesõnaga ma peangi silmas seda esimest armumise faasi. See, mida me nimetame armastuseks nüüd elukestva, teineteist täiendava ja lugupidava suhte puhul 2 inimese vahel, see on veel keerulisem. See on veel sellest mõõtmatult keerulisem. Seal peab inimesele hakkama meeldima nende 2 inimese ühised ettevõtmised, tegemised. Ühesõnaga, ta peab justkui olema kiindunud nendesse projektidesse, mida need 2 inimest koos teevad. Ja projektide all, see on niisugune kummaliselt kõlav teaduslik termin, aga siia mahuvad kõik, nii ühise kodu ehitamine kui lapsed, kui ühised tegevused millegi läbiviimisel. Nii et selliseid projekte justkui peaks armastama ja mis on siis võimalikud ainult tänu koos elule selle inimesega. Ja siis ta muutub mulle kalliks juba hoopis teises tähenduses kui selle romantilise kirgliku armastuse faasis. Ja mulle peab meeldima see eluviis, mis mul tekib koos temaga ja veel palju asju. Ühesõnaga, me ju veel ka muutume inimestena. Kuidagi see trajektoor peab kokku sobima. Nii et nagu vist on ju üsna üldiselt teada, sellist asja tuleb ette päris harva 2 inimese vahel, aga siiski tuleb ja on võimalik. Aga see on niisugune ikkagi inimsuhete kõige kõrgem pilotaaž. Aga kas me saame siis seda 2 esimest aastat üldse armastuseks nimetada? Äkki see ongi lihtsalt armumine või kuidas sinu terminoloogiasse nad mahutuvad? Mina olen seda romantiliseks armastuseks või erootiliseks armastuseks nimetanud, aga võime teistsuguses terminoloogias kokku leppida. Asi ei ole selles, asi on selles, et seal oleksid need 3 komponenti, et seal oleks rohkem kui lihtsalt erootiline kirg, et seal oleks huvi selle reaalse teise olendi vastu, et oleksid need tulevikufantaasiad siis selle teise olendiga koos, õnnelikult koos elatud elust. Ja need selline faas tavaliselt iseloomustab siis 2 inimese suhet, alates kuskil seal 3. nädalast kuni maksimaalselt teise aasta lõpuni, nii ta paraku on, siis tekib üleminek kas niisugusele tüdimuse faasile, kus suhe tegelikult jahtub või siis suudetakse üle minna sellisele juba kestlikule armastuse faasile, mis on rohkem nagu selline 2 inimese hingeteekond kui seksuaalne kirg, mis on niisugune ühiselt elatud elu nüüd mitte ainult füüsilises, vaid ka vaimses tähenduses. Siis peaks tahtma nagu kuhugi ka vaimselt koos jõuda, mulle tundub. Sa ütlesid, et alates 3. nädalast, mis need esimesed 3 nädalat on? Esimesed 3 nädalat on, ja see ajavahemik nüüd on tinglik, aga see on see, kus meie tunne pendeldab edasi tagasi, olen ma armunud, ei ole armunud, on see nüüd armastus, ei ole nüüd armastus. Ta sõltub tegelikult väga palju nendest signaalidest, mida teine mulle vastu annab. Kui need signaalid on tõrjuvad, siis ma tavaliselt ikkagi veenan ennast, et ma ei armasta teda. Üksikutel juhtudel vastupidi, et seda rohkem just kui armastan. See on niisugune, võib-olla ka, et see seksuaalne kirg domineerib siis niivõrd, et ma ikkagi ei pööra tähelepanu sellele teisele isikule. Seksuaalse kire puhul on huvitav, et see on selline peegel. Et meile nagu esimese hooga tundub, et see on suunatud teisele inimesele, aga tegelikult see on ikkagi peegel seksuaalses kires. Seksuaalse kire sees ikkagi mina tahan midagi.
see on minu sees olev tahtmine, mida ma tunnen. Ja see huvi teise vastu, noh, teine tundub küll selle tahtmise objektiks olevat, aga ega ma tavaliselt eriti ei näe, mis inimene see teine nüüd ikkagi on täpsemalt või ma nagu ei näe rohkemat kui tema keha. Võib-olla nii. Kui me praegu tänases selles vestluses nimetame 2 esimest aastat armumiseks ja selle jooksul on täidetud need 3 punkti, mis sa välja tõid, kas see on siis eeldus pikemalt kestvaks armastuseks või ei ole? Mis see protsent võiks olla, sellepärast et isegi kui need 3 asja on täidetud, siis ikkagi tihtipeale 2 aasta kandis minnakse väga palju lahku. Ja no esiteks sellepärast, et see niisugune hingede põimumine, mis siis edaspidi peaks toimuma hakkama ja eluteede põimumine, noh, ta on harv nähtus üldse. Seda ei ole kerge saavutada, ega kerge ei ole oma eluteed koos käia. Üksi ka muidugi ei ole kerge, aga noh, üksi meile tundub, et see on vist mingisugune paratamatus ja mul ei ole kedagi teist süüdistada, kui ma ei õnnestu. Kahekesi olles tekib väga kergelt see, et minu elu ju ei ole selline, nagu ma tahan ja miks ta siis ei ole selline ja küllap see teine siin minu kõrval on ju süüdi, tema ju ei lase. Seda enam, et minu erootiline kirg tasapisi nagu laseb lahti, kas siis otsib uusi objekte või igal juhul märkab uusi objekte. Ja teistpidi võiks jälle üldse mõelda, et tegelikult suurem šanss sellise hingede põimumise peale, nii paradoksaalne kui see ka ei ole, on korraldatud abielude puhul, ühesõnaga kooselude puhul, mille puhul inimesed on kokku pandud nende vanemate materiaalse tehingu või millegi muu sellise kaudu. Nii nagu ta tegelikult inimkonna ajaloos alati on olnud. Seal me oleme nagu pandud olukorda, kus meil ei ole midagi rohkem teha, kui õppida armastama seda inimest siin. Või aktsepteerima? Aktsepteerida oma olukorda on nagu kehv variant. Ma võin ju aktsepteerida olukorda, et ma olen nüüd pandud paari selle tüübiga, kes mulle tegelikult eriti sümpaatne ei tundu. Aga kui ma nüüd teda armastama õpiksin, ühesõnaga tulen oma sellest mugavustsoonist välja, tulen oma mingit stereotüüpsest mõtlemisest välja, märkan selle teise inimese eripära, mida minu niisugune ise kulgev huvi teiste vastu ei oleks kunagi märganudki. Nii et paradoksaalne sellest positsioonist lähtudes on äkki seda isegi lihtsam saavutada ja miks? Sellepärast, et siis tundub nii, et meie kooselu õnnestumine on nagu minu tegemine. Aga üks suur vahe sellise armumise ja armastamise vahel on siis see, et armumine tundub ju, et juhtub minuga. See on niisugune passiivsus, mis iseloomustab armumise kogemust. Ma armun hästi, mulle endale tundub, see tegelikult ei ole nii, aga mulle endale tundub, et välise asjaolu tõttu, et see, et ma kohtasin nii vahvat inimest, kes on nii ilus, nii tore, nii hea, seda nimetatakse filosoofias siis armastusväärsete omaduste teooria, kus armastuse põhjus on see, et ma kohtan kedagi, kelle isikuomadused on nii vastupandamatud, et ma armun. Või vähemalt see on kõige tavalisem, mida armunud teineteisele räägivad, et kuule, tead, et ma armastan sind, sa oled nii ilus, nii kallis, nii tore, nii rikas, nii tuntud. Seda viimast vist küll ei öelda. Aga aitab kaasa. Ja minu armastus siis jällegi tundub, et on niisugune sundimatu või iseenesest tekkinud reaktsioon nendele atraktiivsetele omadustele. Aga mis see siis tegelikult on? No, kui me nüüd psühholoogiliselt uurime inimest, siis me näeme, et tegelikult inimene ikkagi teeb mingisuguse valiku, kinnistab selle objekti kõigepealt enda jaoks ja siis asub teda tähenduslikult koormama või tähendusi paigutama sellesse objekti nii, et see objekt saab väga armastusväärseks.
et see on tegelikult ikkagi aktiivne meeleseisund, armumine ka on aktiivsus, aga me tajume seda passiivsena. Ja üks osa põhjustest, miks me seda passiivsena tajume, on see, et meie ajukeemia teeb suure osa tööst ära. Me tajume elevust, me tajume energia juurdevoolu. Kõik, kes on kunagi armunud olnud, teavad, et see on üks kõige sulnim tunne, mida inimene võib oma elu jooksul tunda. Ja sündmuste positiivse käigu puhul muidugi. Et selles situatsioonis mulle tundub, et see juhtus minuga. Maailm nagu pani mind seisu või situatsiooni või viis mind inimeseni, kus ma ei saanud teisiti kui reageerida armastusega. Aga armastus on välispidiselt tingitud reaktsioon. Ja nüüd siit minna üle armastuse ülesandele, kus me siis peaksime justkui elu vaimselt ja hingeliselt koos käima, enam see passiivsus ei sobi. Ma peaks unustama ära, et see on midagi, mis minuga juhtub, see on midagi, mida ma teen. Ja ma pean tahtma seda asja teha. Ja võt seda üleminekut nüüd sellelt passiivsuse tundelt aktiivsele tegemisele on inimestel sageli päris raske ellu viia ja tavaliselt möödub aastaid enne, kui tajutakse, et jah, et oleks ikka pidanud midagi nagu tegema selle meie asja edasi viimiseks või oleks pidanud selle nagu käsile võtma või lähete pärast nagu olete juba lahutuse faasis, lähete psühholoogi juurde, siis psühholoog ütleb teile, et aga vaata, et tegelikult te peaksite nagu investeerima ja panustama sellesse. No võt, seda oleks pidanud, siis võib-olla hilja, aga seda oleks pidanud tegema selles armumise faasis juba ja sellest jätkuvates faasides. Armumise faasil me panustame väga palju teise inimesse. Me oleme väga tähelepanelikud tema suhtes. Me oleme väga altruistlikud, me tuleme talle vastu igasugustes asjades, aga me ei teadvusta seda, sest see meie ajukeemia suunab meid sellisel hetkel. Meie hormoonid nõristuvad nii, et me teeme seda justkui ilma ennast sundimata. Et me tahamegi justkui aidata, olla olemas. Ja, olla tähelepanelikud, panna ennast tahaplaanile, teise huvid ettepoole ja nii edasi. Aga siit nüüd gramm tagasi, kas sa arvad, et armumine on valik, et ma saan valida, et kui meil on nüüd siin selles ruumis, kus me praegu viibime, näiteks oleks mingisugune õhtu, kus on 15 inimest ja toimuvad sellised mõnus vestlus ühes nurgas ja teises nurgas ja mõnus muusika ja siis keegi järsku lisandub ruumi ja mul ei ole silmi jagunud mitte kellelegi siin enne ja järsku mul käib mingi jõnks läbi. Ja ma ei tea, mis see on. Ma natukene võib-olla tahan peitu minna, natuke võib-olla tahaks just nagu välja tulla, kuidagi paista rohkem välja, tahaks teada, et miks see jõnks tuli, mis jõnks see oli. Et seal on juba sellesse hetke on kodeeritud sisse see nagu armumise mingi alge, siis on justkui täidetud see esimene see, et mu keha tegi jõnksu, on ju, ehk et nagu see justkui see seksuaalne mingisugune, ma ei ole veel 12 punkti täitnud, ma ei tea, kas tema ka pöörab mulle tähelepanu, kui see on nüüd ka täidetud ja natuke juba tunned nagu seda justkui, mida me nimetame tavakeeli elektriks kahe inimese vahel. Kas mul on siis nagu valik sealt välja astuda, jah, ma võin siit majast minema joosta, mitte kunagi kellega ei kontakteeruda, aga kui ma näeksin teda homme uuesti kuskil, siis ilmselt see särin nagu jätkuks. Et kas see armumine on siis valik või? Selle jõnksu osas ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et me oleme bioloogiliselt ehitatud niimoodi, et meis on siis selline aparaat sees, mis on võimeline väga napi informatsiooni põhjal väga lühikese aja jooksul kindlaks tegema, kas meil selle partneriga saadud järeltulijatel oleks hea šanss omakorda oma geene edasi anda või mitte. See on niisugune otsustusmehhanism, mis loomariigis tuleb teinekord langetada seal sekundite jooksul paarituda või mitte ja ma arvan, et me oleme selle mehhanismi pärinud. Nii et sa usud, et sellel esimesel hetkel, sellel jõnksu hetkel tegelikult ma olen oma sees ära otsustanud, et see mees,
kui ma olen naine, ma armun näiteks sellesse mehesse, siis ma tegelikult olen ära otsustanud, et ta oleks suurepärane isa mu järglastele. Ei, mitte veel, aga mitte veel nii palju. Ma arvan, et esiteks sa ei ole otsustanud selles mõttes, et sa ei ole sellest otsusest teadlik, aga ma arvan, et midagi sinu kehas ja psüühikas tunneb ära, et sinu järglaste reprodutseerimise šanss on suurem selle mehega, kui mõne teise mehega. Nüüd see on alles pool niisugusest loomalikust instinktist, mis meil on. Teine pool on see, et inimene kui imetaja kasvatab seda järglast ju sageli koos teise lapsevanemaga pika aja jooksul. Seega ei ole küsimus ainult selle järglase niisugustes näitajates, et ta oleks nüüd tugev ja ilus, et tema saaks omakorda oma geene levitada, vaid veel me tahame sellelt oma partnerilt teatud iseloomuomadusteks on võib-olla neid veel palju nimetada, aga näiteks linnud, kui need linnud, kes püsivad pikaajaliselt või isegi eluaja koos, nad teevad mingit tüüpi otsuse paaritumise hetkel, et kas see partner nüüd oleks mulle hea kaaslane pikaajaliselt. Kuidagi seal mingisugune selekteerimine käib sellel teemal ja ma arvan, et ka meisse on sisse kodeeritud mingisugune sedasorti selektsioon ka. Et kui esimene moment pool sellest jõnksust on nüüd see, et just nimelt see tüüp annaks head geenid mu lapsele, siis ma arvan, et teine pool sellest jõnksust, mis käib, on see, et see tüüp võiks olla ka hea kaaslane selle lapse üleskasvatamisel. See moodustab jõnksu, aga see ei moodusta veel armumise algust. Ma arvan, et me tunneme neid jõnkse tegelikult, kui me iga päev oleksime niisuguses situatsioonis, nagu sa kirjeldaksid, siis peaaegu igal õhtul. Ja alles paar nädalat hiljem me nüüd ühe neist jõnksudest seome retroaktiivselt tagasiulatuvalt selle oma armumisega ja peame seda millegi alguseks, aga me oleme ehitatud nii, et neid jõnkse ma arvan, tunneme kogu aeg. Ja me harva lihtsalt järgime neid enamasti sellepärast, et ei ole võimalust või sellepärast, et me ei taha seda teha või midagi veel. Aga kas sa seda poolt oled ka vaadanud või et tänapäeval hästi paljud inimesed juba üritavad neid jõnkse leida nendest kohtingu äppidest, eks ole? Kas seal on võimalik, et jõnks tekib või on ikkagi see ainult nagu päris kokkupuutel inimesega? No see läheb juba natukene jälle sinna tehisintellekti teemasse ka, aga... Ma olen harjunud, et sa alati tõmbad meid sinna tagasi. Meil ongi siuke hing ja jõng. Ja, aga see on väga, väga põnev küsimus. Ühesõnaga, küsimus on siis selles, eks ole, et kas fotograafiliste kujundite põhjal on võimalik juba neid jõnkse esile kutsuda ja mingil määral on, et ausalt öeldes need algoritmid, mis näitavad, millist pilti nüüd siis inimesed eelistavad. Need on päris lihtsad, seal peab olema lihtsalt noor atraktiivne enamasti tähendab sümmeetriliste näojoonte ja niisuguse sileda nahaga indiviid ja see saab rohkem klikke või neid laike kui mõni teine. Et ühesõnaga mingi osa sellest informatsioonist, mis siis meil selle jõnksu tekitamiseks vajalik on selles fotos nüüd kindlasti olemas. Samamoodi, või jälle teistpidi minnes, et miks see informatsioon on päris piiratud, on see, et kui me tavaliselt vaatame teisi inimesi, kui nad meile reaalselt antud on, siis me ei hinda ainult nende antropomeetrilisi näitajaid. Ühesõnaga, ma ei vaata ikkagi teist inimest ainult selle järgi, et kas tema nägu nüüd on proportsionaalne ja harmooniline ja nahk sile, kas ta on noor või vana. Ühesõnaga, me näeme ju inimesi liikumises, ehk siis me näeme ju elusaid inimesi enamasti. Ja meie seda jõnksu tekitavad instinktid on välja arenenud ikkagi elusaid liikuvaid olendeid vaadates. Ja meile annab palju rohkem informatsiooni see, kuidas see inimene ennast liigutab, kuidas ta räägib. See, kuidas ta räägib, näitab, milline on tema sotsiaalne staatus. See, milline on tema sotsiaalne staatus, mõjutab väga seda, kas meie jõnks toimub või mitte, kui kergelt me
armume ja mitte. Nii et noh, mingisuguse väga piiratud informatsiooni me nüüd nende dating appide piltide pealt saame, aga no vaevalt piisava armumise jaoks me ju ikkagi valime seal välja, mulle tundub siis inimesi, noh, kellega see oleks nagu võimalik või kellega võiks proovida või. Ma tahtsin just öelda, et kui nüüd seesama situatsioon, mida ma kirjeldasin, et on tuba rahvast täis ja siis läheb uks lahti ja tuleb üks sile sümmeetriline tütarlaps, astub sisse näiteks naisterahvas noor, siis no enamik mehed nii-öelda pööravad pea ja märkavad teda. Aga just see miski, et mis on see, et ühe sileda noore kauni sümmeetrilise tütarlapsega tekib see miski muu kui teisega, ehk et nagu mingisugune see väli, meie väli, mis on meie ümber, see nähtamatu miski, see energia, sinu energia, minu energia, mida me täna ikka veel kuidagi võib-olla avalikult üheselt ei taju ja feromonid on ju, lõhn, et ühe inimese, ühe sileda sümmeetrilise naise lõhn, tema naturaalne lõhn ei tekita minus mingit tundeid või tekitab nagu kuidagi mingit vastakust ja teine ajab mind pöördesse, on ju. Et kuidas see on nii, et nagu, et üks tegelane minu kogu olemise maitsete, lõhnade kõigega sobib ja teine ei sobi. Kust see tuleb? Ma arvan, et see nüüd on kompleksne küsimus selles, et lõhn kuulub selle esimese momendi juurde, aga kõik need ülejäänud seal, kus mul tekib ikkagi niisugune hingeline side või kus meid keegi nagu inimesena ka juba huvitab või. Vaat see on nüüd ikkagi koht, kus seksuaalne atraktiivsus läheb üle armumiseks siis meie terminoloogias täna, jah. Kus ma ikkagi, mind huvitab nüüd see inimene juba ka ja noh, on selge, et mind huvitavad inimesed erineval määral. Sageli ju sellel ilusal ja siledal piisab korraks suu lahti teha, kui poolte meeste huvi ikkagi langeb ära ja jälle mõnel teisel piisab midagi ütelda ja see huvi võib tõusta. Nüüd juba sõltuvalt ikkagi paljudest järgmistest asjadest, mida ma kohe ei näinud ja mida mu selline, noh, minu loomalik instinkt või see selektsiooni aparaat, noh, enam ei oska tähele panna, et siin ma siis pööran ikkagi juba oma aktiivset tähelepanu sellele inimesele ja siin sõltub sellest, milline on minu empaatiavõime ja märkamise oskus, kas ma sel hetkel otsin kedagi, ei otsi kedagi. Ja ka see, kuhu ma oma eluga olen välja jõudnud, ju tähendab, et minu niisugused vaimsed ja hingelised otsingud on ikkagi erinevad. Nii et siin sõltub juba sellistest eluloolistest ja huvide põhistest ja vaimse arengu põhistest sobivustest ja tõepoolest, kui siin tekib siis mingisugune kattuvus ja seda need inimesed saavad omavahel suheldes üsna ruttu teada, noh näiteks, kas neil on sarnane seal sotsiaalne intelligentsus, taktimäär ja sellised, sellest saadakse väga ruttu juba esimesi žeste vahetades teada ja kui veel tekib mingi vaimne huvi ka taha, no võt, siis ma hakkan veenama ennast, et ja ka tavaliselt ikkagi palju hiljem, ühesõnaga, siis ma hakkan armumise mõistet sellele oma vaimuseisundile rakendama ja muidugi tagantjärele ütlen, et ahah, ma armusin temast esimesest silmapilgust, aga ma jah arvan, et see kõik toimus ikkagi mõne tunni või mõne päeva või mõne nädala jooksul. Aga kõik sellised justkui vastandid tõmbuvad, et kui suhtes on väga erinevad inimesed või noor naine, vanem mees, noor mees, vanem naine, täiesti erineva kuidagi huviorbiidiga inimesed, keda justkui ei oskakski ühte potti panna. Kuidas see võimalikuks saab? No aga just nimelt nende vaimsete ja hingeliste otsingute tasandil toimuvad sellised tõmbumised, et jällegi, kui me sotsioloogiliselt vaatame, siis neid selliseid paare
on ikkagi vähem kui sarnaseid paare. Enamus paare siiski on sarnased, enam-vähem ühe ilusad, enam-vähem ühesuguste vaimsete tasemetega, ühesuguste sotsiaalse intelligentsuse tasemetega ja nii edasi. Sa oled ise selle teema sees olnud aastaid jälginud seda teiste puhul, see on su töö, sa oled ise armastatud olnud. Mis see? Ja see kõik kestab ja läheb edasi ja kõige muu hulgas sa kogu aeg sellel teljel muutud ise ja kasvad. Aga täna, kui sa mõtled, et mis on mingid sellised nagu kuidagi suuremad taipamised või mingid nõuanded. Ma ei tea üldse, kas armastuse osas saab kellelegi teisele nõuannet anda, saab ainult rääkida oma kogemusest ja see keegi teine võib sealt noppida enda jaoks midagi. Aga mis on sellised kuidagi võib-olla taipamised, mida aeg ja kuidagi mingi selline vaatlus on sulle õpetanud? Kuidas olla parem armastaja? Mul on raske sellele vastata põhiliselt sellepärast, et ei tea, aga üks asi tuleb meelde, et sageli, mis meid hoiab tagasi vist armastades. Me valime, midagi nüüd, millest me ei ole rääkinud, aga armastades inimesed valivad erinevad panustamise strateegiaid sellesse suhtesse. Ja üldiselt me valime päris konservatiivselt neid strateegiaid tavaliselt. Me tahaks nagu olla natuke rohkem ise armastatud kui vastu armastada. Me tahaks nagu natuke rohkem saada kui anda. Ühesõnaga me jälgime seda balanssi saamise andmise vahekorra osas ja nagu tahaks, et mõnus oleks nii, kui mina saaks hästi palju ja natuke annaks vastu ka ja see natuke, mis vastu annab, kuidagi tema jaoks kaaluks selle tema palju üles. Et niisugune egoistlik strateegia on meil selle armastuse mängu sees. Et julgeda äkki rohkem panustada ja mitte karta seda armastusega kaasas käivat haavatavust. Armastada tähendab olla ka haavatav hoopis teises mõttes ja uues mõttes, kui sa seda varem olid või kui sa ilma suhte või armastuseta oleksid. Me räägime küll sageli, et armastusega käivad kaasas igasugused sulnid tunded ja see on üks toredamaid asju, mida inimene saab kogeda. Aga tegelikult armastusega kaasnevad ka sellised tunded nagu kadedus, armukadedus, viha, raev, pettumus, kibestumus. Armastus ei ole kerge asi. Seda ei ole nagu kerge läbi elada. Ja võt selle sõltuvuse tajumine nüüd teisest. Kui ma tõepoolest tahan minna eluteed kellegiga koos või kas või selles armumise faasis, kui ma nüüd kujutlen neid elan läbi neid tulevikufantaasiaid kaunist ja kaunist kooselust, kui mulle tundub niimoodi, et juhul, kui ma saaksin elada tulevikus koos selle inimesega, oleks minu elu väga positiivne ja kui ta nüüd ütleb mulle ei, siis on minu kogu tulevik väga negatiivne. Petlik tunne, aga siiski tugev tunne sellel hetkel. Ja see tunne teeb nüüd teisest võtmelise isiku minu jaoks. Sellest, kas tema ütleb nüüd jah või ei, just kui sõltub väga palju. Ta kas muudab mu elu ilusaks või vastupidi, mulle tundub, et ma nüüd kannatan ülejäänud elu sellepärast, et ta ütles mulle ei. Ja olen järelikult selle teise inimese otsusest väga haavatav. Ja see situatsioon kestab. Mida põimunum on see kooselu ja mida suurem panus teisele, seda haavatavam ma olen. Ja nüüd üks taktika selle vältimiseks on muidugi kasutada seda enda panuse minimeerimise strateegiat, millest ma ennist rääkisin. Aga see viib peaaegu alati armastuse kokkukuivamiseni. Ühesõnaga ma tegelikult sel juhul panustan mitte armastamisele.
nii et justkui peaks panustama suurelt ja altruistlikult ja ennast ületavalt. Ja meenutagem, et armastus ju ikkagi oma parimas vormis on meid muutev jõud, ühesõnaga meid ümber kujundav jõud, tal on potentsiaal kujundada meid teiseks inimeseks ja võib-olla isegi paremaks inimeseks. No vot, tahta seda kõike nüüd teha selle teise inimese nimel, julgeda tahta. Ja noh, meie niisuguses ühiskonnas, kus tundub, et mina mulle, sina mulle, aga me loeme täpselt üle, kui palju, kes kellele. See ei ole intuitiivselt meie esimene valik, julgeda panustada siis oma suhtesse. Aega, tähelepanu, ma ei tea, raha, kõike. Ma arvan, et see on tihtipeale seotud ka selle hirmuga, et äkki see kunagi lõpeb või hirmuga kaotada või kaotatud saada, et miks üldse praegu panustada või avada oma süda, kui äkki kunagi seda enam ei ole. Mis see ravi selle vastu siis on? No võt, põhjust justkui ei olegi ja see ongi paradoksaalne olukord. Ega nagu niimoodi kalkuleerivalt mõeldes meie suhte õnnestumise šanss on ju ikkagi alla 50, eks ole. See on ette teada. Järelikult kõige niisugune majanduslikult targem strateegia ongi siiski mitte panustada. Sest tõenäoliselt, suurema tõenäosusega pooltel juhtudel ei ole tegemist kasuliku investeeringuga. Ja teades seda kõike panustada siiski. Lihtsalt selleks, et elada täisväärtuslikult. Jah. Kas me vahepeal rääkisime sellest, et need nii-öelda koos kokku pandud abielud, kuidas see nimetus eesti keeles on? Korraldatud, tahtsin nüüd arranžeeritud. Et kas see aeg, kui ma ei tea, kas seda niimoodi on saanud läbi ajaloo mõõta, et kas see aeg, kui oli rohkem valdav sükesüsteem, kas siis seda nagu vaimset armastust oli rohkem? No paraku seda just nimelt mõõta ei saa, eks ole, sest neid ühiskondi meie ümber ei ole või seal, kus nad veel on, näiteks seal Lõuna-Sahara kandis, kuidas me neid seal ikka mõõdame, kui nendelt inimestelt küsida, kuidas te ennast selles olukorras tunnete, siis väga hästi tunneme. Me teeme nii, nagu kõik teised teevad ja nii on hea. Aga miks mulle tundus, et see õnnestumise šanss võiks olla suurem, on lihtsalt sellepärast, et seal on see kohe algusest peale parim strateegia. Panustada palju. Aga arvata nüüd, et sellised, et näiteks vaadata meie kooselusid siin Eestiski 100 aastat tagasi, et nad väga õnnelikud olid või mõelgem tõe ja õiguse esimese osa peale, et ei tundu. Kas me praegusel ajal on inimene kõige õnnelikum siiamaani, mis ta ajaloos olnud on? Selleks peaks jälle saama neid eelmisi ajastuid mõõta. Raske öelda, me elame materiaalselt kõige paremini ja võib-olla sellise meditsiinilise kindlustatuse mõttes kõige paremini. Oleme võib-olla kõige iseseisvamad, aga samas ka kõige üksikumad, eks ole, me ei ole kunagi proovinud nii ühe kaupa ikkagi elada, me oleme alati elanud perekondadena siiamaani. Nii et... Kui enam jaolt see kooselu või see armumise faas on 2 aastat, siis siiamaani ühiskond on ikkagi kuidagi justkui pannud selle pinge peale või on kokku lepitud mingil hetkel. Ma ei tea, kes need tegelinskid olid, kes kokku leppisid, et ikkagi, et kui sa nüüd selle ühe inimesega oled kokku saanud, et siis ikkagi nagu te võiksite kokku jääda sellepärast, et ikka ei ole väga sünnis näiteks lahutada või et kas sa oled siis nagu kuidagi nagu, et mis sa hoorad ringi, on ju? Et järgmine 2 aasta pärast ja siis juba, mis seal siis 10 aasta sisse mahub juba 5 inimest ja et mis sinu kui õnnearmastuse uurija selle peale ütleb, kas on kergema vastupanu teed minek see, et vahetada see inimene välja sellel hetkel,
kui nii-öelda armumine enam ei kanna või see, et teha tööd siis sellega või mis iganes, kuidas me seda nimetame, on justkui kuidagi õilsam või inimlikum. No esiteks 2 aastat on väga pikalt kestnud romantilise armastuse või armumise faas. Tavaliselt ikkagi mitte nii kaua ja mingi töö peab hakkama varem. Väga hea sobivuse korral on see 2 aastat. Mingisuguse, kus ta võib venida veel kauemaks, on näiteks kaugsuhted, kus saadakse nagu harvem kokku, kus on mingid objektiivsed asjaolud, et see suhe ei kee läbi nii kiiresti, ei arene nii kiiresti. Aga nüüd selle kohta, et kas on ebasünnis edasi liikuda, mulle tundub, et ei. Et me oleme ikkagi jõudnud ühiskonda, kus need selliseid tabusid ei ole ja võime ju partnerid vahetada nii sagedasti, kui tahame. Ma arvan, et mingid soolised stereotüübid muidugi kehtivad. Ma arvan, et võib-olla naiste puhul keegi veel kuskil tahaks öelda, et miks nüüd sellise aja jooksul nii suur arv partnereid, mulle tundub, et meestele sellist etteheidet ikkagi juba mõnda aega ei tehta ja ma arvan, et mõne aja pärast naistele ka mitte. Kumb on parem strateegia? Noh, võt, kui seda oskaks keegi öelda, siis me ju elaks kõik õnnelikuna, et kindlasti on lihtsam otsida jälle kord olukorda, kus siis ajukeemia teeb osa sellest minu tööst ära. Nüüd, kas see on jälle selgelt mitte jätkusuutlik, noh, et hea küll, ma teen niimoodi võib-olla mitte 2 korda oma elus, aga ma teen 30 korda oma elus niimoodi. Aga noh, et lõpuks ikkagi see ei, noh, et kui ma peangi jääma seda tegema, siis noh, tõenäoliselt ma seda heaks olukorraks ei pea. Pealegi see välistab veel ühe asja, nimelt siis selle võimaluse tajuda sellist siis kokkukasvamist või pikka ühist ajalugu või mis kindlasti on ühe hea pikaajalise armastuse juurde kuuluv nähtus, nimelt see meie suhte ajalugu, see, kuidas me oleme õppinud teineteist tundma, kui mul on ainult lühiajalised suhted, siis ma seda kunagi ei kogegi. Aga et millisel hetkel nüüd tasub ja millisel hetkel ei tasu panustada selle suhte parandamisesse, mis hetkel käes on, noh, see on see $1 miljoni küsimust, mille vastust me keegi ei tea ja mis on igas olukorras erinev. Ja see on nüüd koht, kus me sõltume ju mitte iseendast ainult, vaid sellest teisest ka. Ei ole kasu, kui meie panustame, aga see teine ei panusta, nii et see on üks neist valusate ja raskete eluvalikute küsimustest. Mulle kuidagi jäi kõrvu see, mis sa mõni hetk tagasi ka ütlesid, et see, sa küll öelnud, nii mina ütlen praegu, et see armumine on mingis mõttes nagu siuke inerts, mis annab nagu mingi vurtsu, mille pealt saab lasta siis kuni 2 aastat, on ju. Et justkui mitte midagi ei pea tegema ja kõik justkui nagu voolab, veereb, läheb ja sa justkui lähed kaasa, et see passiivsuse, aktiivsuse teema. Ja siis, kui see üks hetk justkui erutus üle läheb, siis väga tihti ollaksegi selle situatsiooni ees, et mis nüüd edasi või kuidas või et ja nüüd siis see koht, mida sa ütlesid, et juba selle armumise ajal hakata justkui seda tööd tegema. Ma arvan, et see on üks hästi olulisi asju, mis ma täna sellest vestlusest kaasa võtan, et ma olen seda tajunud enda sees, aga mul oli vaja, et keegi sõnastaks selle nii, et ma kuuleks ja kuidagi laseks endast läbi. Sest et kui ma mõtlen selle peale, et sellel hetkel, kui kõik niigi on kantud, hakata tegema mingit asja, mis hiljem võib tunduda rets töö, mida keegi ei viitsi enam teha, aga hakata seda niimoodi nagu selles kantuses, selles armumises tegema, et see juba on loomulik osa meie suhtest ja kuidagi nagu ja teadlikkust lisada. Teadlikkus on teine võtmesõna minu jaoks. Ja et seda hakata tegema selle armumise faasil nii, et see edaspidi ei mõjuks nii karmilt või nii kuidagi nagu sunnitult. See on väga äge mõte, aitäh selle eest. Kuidagi tahtsin selle siit niimoodi välja tuua.
aga kas kuskil on ka see õpik olemas, et mis see töö siis on, mis ma tegema pean selle 2 aasta jooksul? Ja ma mõtlen selles mõttes, et kui sa nüüd niimoodi ütleksid, et et sa pead hakkama siis juba seda tööd tegema ja vaeva nägema. Ma arvan, et seal on väga mitmeid asju, et kui see küsimus praegu oli mulle, siis ei, ma ei tea, see oli lihtsalt pigem. Ja, ma mõtlen, et see ongi see, et me oleme ju tegelikult üksteise peeglid, on ju, et me trigerdame erinevaid hetki üksteises üles ja need triggeritel on ka erinevad varjundid, et mingi koht on see, kus me käivitame üksteist nii seksuaalselt kui loominguliselt, seksuaalsus, loomingulisus mingis mõttes võrdusmärgiga. Ja teisalt on siis kuidagi need ka triggerid, kus me nagu ärritame või ei suuda vastu võtta, et ma arvan, et üks oluline asi on kommunikatsioon ja ausus. Teine on see sama, mida sa tõnutasid, kuidagi see haavatavus või kuidagi nagu, et julgeda olla haavatav ja 3. oli mul ka kohe siin silme ees praegu kadus ära. Aga teate, mis sellega seoses tuleb meelde? On niisugusi, mitte nüüd veel arvutiprogramme, aga selliseid suhtesobitamisfirmasid ja kontoreid, mis kasutavad nüüd teaduspõhist lähenemist siis ideaalse partneri leidmisel ja suhte hoidmisel. Ja sinna siis pöörduvad inimesed, kes on mitu korda proovinud, ütlevad, et minu see instinktiivne otsus, alati lõpeb mingi jamaga, et aidake leida nüüd inimene, kellega ma tegelikult olen ka, saan nagu pikaajalises suhtes olla. Ja kui ma mõtlen, kuidas seal see asi on lahti kirjutatud ja see on nüüd üks lähenemine siis sellise kestva armastuse üles ehitamiseks on sellisel juhul, keegi teeb seda kõrvalt, tuleb kogu protsess läbi ratsionaliseerida. Ja siin tõepoolest toimub kommunikatsioon. Esiteks oleks vaja tõesti juba varakult saada käia kommunikatsioon sellel teemal, et mis selles teises inimeses mind käivitab positiivselt ja mis ärritab. Väga sageli suhtes me ei ütle aastaid teineteisele, et see asi mind ärritas, aga minus kogub pikalt midagi negatiivset reaktsiooni. Ühesõnaga teha midagi niisugust, mida teevad lahkuminevad paarid, kui nad lähevad psühholoogi juurde lõpuks enne lahkuminekut, kes need siis veel natukene aega piinab. Et alustada sellega varem ja proovida rääkida teineteisele, mis meeldib, mis ärritab, mida sa tahad ja mitte. Nüüd teine hästi suur teemade plokk on seotud ühe asjaga, millest me rääkisime, on nimelt need ootused ja lootused teisele inimesele. Me tahame, eks ole, rohkem saada kui anda sageli ja selle juurde veel me väga sageli tahame, et me saaks neid asju, mida me just kõige rohkem tahame, ilma et me ütleks, mida me tahame. Ta peab tegema seda, mis ma tahan, ilma et ma talle ütleks seda, mis ma teen. Ta peaks ise tulema selle peale, kuidas ta aru ei saa. Just. Ja selle teemalise kommunikatsiooni käima saamine oleks jälle üks väga oluline võtti asjade jaoks. Samas, et kas nüüd õnnestub tõesti sellise, kuidas seda teha? Üks lihtne viis on, kumbki võiks omad ootused ja lootused nimekirja sellest teha ja siis vastastikku läbi rääkida sellel teemal. Päris raske on seda teha, ausalt. Päris raske. Öelda näiteks, et vaata, et kuna sina oled nüüd mees või just nimelt kuna sina oled nüüd naine, siis soorolli põhiselt näiteks mina ootan, et sina viiksid prügiämbrit välja või et sina teeksid putru või et sina teeksid mulle välja, kui me läheme sööma. Võib-olla me oleme jõudnud olukorda, kus selliseid soorollipõhiseid ootusi enam peaaegu ei ole, aga ma kardan, et vastupidi, me oleme küll hakanud sellest rääkima, aga need ootused, lootused on siiski seal ja me ei sõnasta neid kunagi. Samal ajal on ühiskond asunud neid soorollipõhiseid käitumismustreid justkui läbi vaatama ja muutma, mis jällegi sellise rohkem saan, vähem annan skeemis võib viia siis olukorrani, kus ma tahan küll, et võtame sellise šovinistliku meespositsiooni, ma tahan, et siis kodus toimiks kõik vastavalt vanale soorolli jaotusele, eks ole, kus naine kasib lapsi ja koristab ja küpsetab,
aga kui me läheme välja, siis ma tahan, et me oleme ju võrdsed. Ja siis näiteks võrdselt panustame seal õhtusöögi arve maksmisesse. Või siis teistpidi naise positsioonilt ma võin siis tahta, et kodus võiks kõik olla vastavalt uuele sotsiaalsele kokkuleppele, et mõlemad panustavad võrdselt kogu töödesse, aga et kui me läheme välja, siis seal võiks jälle kehtida see vana soorolli jaotus käitumismustrite määramisel, et eriti veel siis küsimus, kus need soorollidele seatud ootused on niisuguses ühiskondlikus ümbervaatamises, võib-olla tasub proovida neid sõnastada, et võt, mina olen niisugune vanamoeline, mina ikkagi tahan, et mees teeks nii või naine teeks nii, või et mina olen nii uuenduslik ja sel juhul olge palun tegelikult ka sellised, mitte ainult ärge öelge viisakusest, et ma ei arva, et mees peaks või naine peaks. Et ühesõnaga, seal proovitakse selliseid asju ka veel läbi mängida, tõepoolest siis ratsionaliseerida ja avada kogu see kommunikatsioon, mida tavaliselt siis inimesed omavahel annavad mõista ainult selliste kehakeele ja pettumuste ja meelituste ja solvumiste kaudu. Ja ma arvan, et selle kommunikatsiooni juures on oluline see, et tagasi tulla ja arvestada sellesse võrrandisse see muutus sisse, on ju. Et me muutume, et võib-olla ma ei tunne enam poole aasta pärast nii või et kuidas see muutus mõjutab meie rolle või soove. Aga üks asi, mida ma tunnen vaadeldes, kuna ma olen ju aastaid, üks osa mu tööst on naistelaagrid, et ma kuulen võib-olla naiste lugusid rohkem kui mõni keskmine eestlane. Mida iganes see tähendab, et sellel ei ole pluss või miinusmärk ees, siis on teadlik seks. Ja kui on mingi selline ümmargune 40 kuskil, millest on ka aegu räägitud, et kus minnakse justkui uuele ringile massidena, siis enamasti mitte kellelgi, ma utreerin, on ju, mul ei ole numbreid praegu öelda, enamikel pole probleemi sellega, et kes viib prügiämbrit välja või kes ei vii, on ju, et kodune logistika on absoluutselt toimiv, aga see, mida pole ja mille käes on vaeveldud aastaid, kui mitte aastakümneid, on seksuaalsus, on ju, või see paarisuhte nii-öelda intiimsus ja kirg, et naised, kes 40 pluss pole mitte kunagi oma partnerile, abikaasale, elukaaslasele, laste isale väljendanud, mida ta tahab, mida ta voodis tahab, mida ta eeldab, mida ta soovib anda, mida ta soovib saada, mida ta ei soovi anda, mida ta ei soovi saada. Et see tundub nii julm, kuidas on suudetud kokku ehitada täielikult filigraanne toimiv suhe, mis võib kokku kukkuda kommunikatsioonipuudustes seksi teemades. Nii et see on üks, mis sa tõid need 3 esimest punkti, on ju, mis oli seal alguses selles kehavõpetuses sees. Ja tuleb seal võrrandis uuesti lõpus nii tugevalt välja. Ja see ei pea olema lõpp, kui sellega vahepeal tegeleda, nii et siis see vastus, pikk siuke vastus Veiko küsimusele, et mis need asjad siis on, mida teha vahepeal, et see kommunikatsioon väga erinevates valdkondades. Või kuidas sa tunned? Jaa, kommunikatsioon annab ühe võimaluse asju siis edendada, parandada ja muuta, aga ta annab ainult ühe võimaluse ja paraku ainult võimaluse. Et ega siis see, kui me asjadest räägime, veel ei tähenda, et me hakkame siis neid teisiti ju tegema, et see on mina ütleks, et kõige otsustavam on see, et kas me tahame, mulle tundub. Kas ma tahan selle inimesega siin seda asja ajada või on mul muid tegemisi nii palju, et las see värk siin püsib koos nii, nagu ta püsib ja ma ei panusta sinna samal ajal, kui see otsast juba kuskilt tegelikult laguneb ja ma peaaegu alati alahindame seda, kui suurel määral ta sealt teisest otsast siis ikkagi laguneb.
Tõnu, kui sa ühel hetkel peaks korraldama laagri, niisuguse nädalase, mitmepäevase, kus saabki arutleda ööd ja päevad nendel teemadel, siis palun kutsu mind ka. Ma tunnen, kuidas lihtsalt võib kooruda nii palju momente, mida kõike me võiks hakata kuskilt otsast haukama. Aga ma tahaks siia lõppu küsida lihtsalt sinu Tõnu isikliku kogemuse põhjal, et kui sa oled inimene, kes tegeleb õnne ja armastuse uurimisega natuke rohkem kui mõni teine, siis kas see on aidanud siis sul olla õnnelikum ja olla parem armastaja ja armastuse vastuvõtja? No vot niisugune enesekriitiline ja irooniline vastus oleks, et võib-olla selle tegevusega ma kompenseerin, eks ole, midagi, mis mul siis puudu jääb elus. Aga ei, ma loodan, et nii ei ole. Võib-olla võt nüüd juba jah, ma äkki oskan midagi sellest ka rakendada, aga nagu ma siin enne ütlesin, et see asi ei jää teadmise taha. Me teame väga sageli, et selleks, et suhe püsiks nagu paremas seisus, oleks vaja sinna panustada. Oleks vaja midagi teha, nagu teist märgata või talle midagi head teha. Probleem on selles, et me korraldame oma elu nii, et me ei tee seda. See lükkub kogu aeg edasi. Ja võt siin on see koht, kus ma arvan, teadmistest sõltub vähem ja sellistest elulistest valikutest ja prioriteetide seadmisest ja julgusest tahta ja nendest asjadest palju rohkem. Mul tõepoolest jäi veel mitu küsimust õhku, aga me siin vahepeal panime salvestaja pausi ja siis jälle käima ja leppisime Elinaga kokku, et me mõned küsimused küsime Tõnu käest Patreonis. Et need, kes meid seal on hoolsast viimasel ajal toetama asunud, soovitan teil nüüd sinna kanalisse üle tulla ja võib-olla saavad mõned küsimused veel vastuse või siis tekib küsimusi palju rohkem juurde. Mis on alati hea. Nii et aitäh, et te meid kuulasite. Aitäh, Tõnu, et sa tulid. Mul on tunne, et meil on lähima elu jooksul veel mingeid väga põnevaid kohtumisi ees. Ma loodan ka. Siin oli hea istuda ja teed juua.